Kaalujuttude saates räägime avatult, ausalt ja tõenduspõhiselt, mis ülekaalu ja rasvumist tegelikult põhjustab ning kuidas selle keerulise haigusega toime tulla. Kuule ja loe lisaks veebilehelt minukaal.ee. Tere taas ja Kaalujuttude saade alustab. Kas võib olla nii, et igaühele on geenide poolt kaasa antud, missugune on inimese söögiisu ja kui kergesti, kui palju ning kuhu kilod kogunevad? Seekordses saates räägimegi, kas kehakaal on pigem meie valikute tagajärg või on see meile hoopis geenidega kaasa antud. Ning kui kaalu reguleerimise puhul on tegemist tõesti üksnes kättevõtmise asjaga, siis miks see osade inimeste jaoks nii keeruline on? Arutleme saatekülalistega, miks paljud kehakaaluga seotud protsessid toimuvad aju, nälja ja küllastuskeskustes ning miks pole aus ega täpne taandada kaaluteemat üksnes tahtejõule. Räägimegi geenidest, ajuprotsessidest, sotsiaalsest survekoormast ning sellest, mida igapäevaelus saab muuta, et kehakaalu teemaga hakkama saada. Tere tulemast stuudiosse, geeniteadlane ja psühholoog Uku Vainik. Tere Uku! Tere! Ning meie teine saatekülaline Rita Veskimeister. Tere! Tere! Ja Rita Veskimeister siis jagab oma kaaluteemalist kogemuslugu, mida kindlasti tasub kuulata ja millest on nii mõndagi õppida. Aga alustame vestlust, Uku, sinu teemadega, et kui suur see geenide osakaal on kehakaalu kujunemisel, kui näiteks nagu elustiiliga võrdlema hakata? Ma muidugi tahan seda küsimust natukene laiendada sõnastada. No. Et mis tähendab geenide osakaal? Et see tähendab seda, et kui me vaatame erinevaid inimesi meie keskkonnas, et kui palju nende vahelisest erinevustest on seletatav geneetikaga või geneetiliste erinevustega. Ja tüüpiliselt, kui me vaatame kaksikuid, siis on kuni 70%, ehk 70% erinevustest on geenide poolt seletatavad, aga näiteks, kui me vaatame lihtsalt sugulasi, mitte kaksikuid, siis see on 40 või 50%. See näitab, et kaksikud on natuke eriline tõug. Aga nii-öelda mitte kaksikute vahel on näha, et mida rohkem sugulased, seda rohkem on sarnane on kaalunumber. Aga nüüd, kas see on nii-öelda saatus või lihtsalt selline, et ta kindlasti ei ole saatus, ma tahan öelda, et on selline ütlemine, et geenid laevad püssi, aga keskkond vajutab päästikule, ehk siis me iga ühes on peidus erinev selline ülekaalu potentsiaal. Aga see, kas ülekaalu potentsiaal üldse realiseerub, see sõltub meie keskkonnast. Ja mõnes mõttes need suured päritavuse numbrid, et geenid seletavad ära nii palju, see iseloomustab meie keskkonda. Et meil on selline keskkond, kus on kõigil võimalik toiduga liieldada, kes vähegi tahavad, ja see keskkond ongi kõigile võrdne. Ja kui on kõigile võrdne keskkond, siis jääbki järele ainult geneetika roll. Mõnes mõttes me praegu selline keskkond, kus kõigile pakutakse hästi palju süüa ja vaadatakse, kellel on need siis ülekaalu geenid olemas ja kellel mitte. Aga see, kui me seda mõistame, siis geneetiline nii-öelda jutumärkides saatus ei pea realiseeruma. Et kui me loome endale koju või tööle selline mini tervisekeskkonna, siis need geenid me ei pea saama päästikule vajutatud, et need ei pea realiseeruma. Teda mõnes mõttes siis nagu sarnane sellel, et kaalu kohta me alles hakkame sellest rääkima, et see võib olla meie geenidest mõjutatud, aga näiteks teatud sõltuvuse kohta on ju juba ammu nagu neid paralleele tõmmatud, et näiteks kui perekonnas on keegi, kes kaldub alkoholismile, siis juba tema lapsed jäävad olla ettevaatlikud ja nii edasi, et kui see mõnes mõttes see geenidest lähtumine nagu meie teadmisest lihtsalt nagu on laienemas. Jah, et enamik käitumistest on mingil määral seletatavad geneetikaga. Skisofreenia, pikkus, kõrgharidus, kas meile meeldib telekat vaadata, pea kõik. Me leiame sealt ikka mingisugune osa geenidest üles, aga see ei tähenda, et see on kuidagi saatus. Kas see tähendab siis seda, et sa pead oma geneetilist tausta uurima ja lähtuvalt sellest, mis sulle sealt meeldib või mis sulle sealt vähem meeldib, oma nagu elustiili korrigeerima, et sa saaksid olla pigem selline, nagu sa tahad või teha neid asju, mis on sulle head? Seda võib teha. Tuleb arvestada, et see ennustus on tõenäosuslik.
et igal ühel see ei pea realiseeruma, kõige lihtsam viis saada aru, milline on kellegi geneetiline potentsiaal, on vaadata tema vanemaid. Ja üks nähtus, mis on väga selgelt geneetilise tegurite poolt seletatavad kaksikute uuringutes kuni 90% on pikkus. Ehk siis tüüpiliselt pikkade vanemate lapsed on ka pikad. Aga kui nad saavad mitu last, me saame vaadata, et need on üsna erineva pikkusega need lapsed, ehkki lähtematerjal on sama. Ehk siis, ja sama kehtib ka üks individuaalse geneetilise riski kohta, et kui me näiteks oleme geenivaramus ja sealt antakse mõne haiguse kohta geneetilise potentsiaali infot, nagu näiteks diabeet, siis see, kas see realiseerub, ei pruugi olla alati kindel, esiteks. Ja teiseks mulle meeldib ka geenivaramu portaal selles mõttes, et seal saab mängida siis nagu oma päriselu parameetritega, et kui te suitsetate, siis on tõenäosus, et see diabeedi potentsiaal realiseerub või kui te näiteks olete ülekaalus, siis see realiseerub rohkem. Ja siis see saab samuti tõmmata eks ju alla, et kui ma suudan kaalust langeda, siis mu diabeeti potentsiaal väheneb või realiseerumise potentsiaal. Ja see teema vist on arstidele ja geeniteadlastele ka väga põnev, sest et mina tean ühte inimest, kes väga noorest peast oli juba ülekaaluline ja tema perekond tegeles sellega tõsiselt ja ta tõesti läbis kõik selle toitumisnõustamise ja tal oligi kohe arst oli, kes teda nõustas ja nii edasi ja see protsess oli nagu hästi pikk, et kõik need trennid ja kõik see liikumine ja lõpuks ikkagi jõuti selleni, et ta suunatigi Tartusse, et uurime su geene ka, et kuidas see asi ikka niimoodi on. Et nende jaoks oli see selline ja lõpuks leiti lahendus selles mõttes, et temale nagu määrati ravimid, mis toimisid nagu väga hästi, ehkki see algus võib-olla polnud nii sujuv, aga lõpptulemus oli see, et see toimis väga hästi. Aga iga inimene, kes on ülekaalus, võib-olla nii põhjaliku protsessi ei teegi nagu läbi, et ta ilmselt võitleb aastaid sellega ise, et sinul vist oli küll niimoodi. Rita? Jaa, selles suhtes, et minu puhul on siis see, et tegelikult kaalutõus sai alguse seoses stressiga, seoses unetusega ja siis ma seda kaalu niimoodi 20 aastat kogusin natuke peale. Et ma ei olnud lapsena ülekaaluline, ehk ma ei saa öelda, kuigi minu perekonnas on siis nii isa poolt kui ema poolt on ülekaalulised inimesed, aga mina lapsena ülekaaluline ei olnud. Ehk tegelikkuses ma saaks öelda, et muud tegurid määrasid minu ülekaalulisuse. Et sinu geneetiline soodumus tuli välja stressiolukorras? Ma ei oska öelda, kas need on oma vahel seoses, nüüd peaks siit vastuse saama, et võib-olla on seoses ja selle unetusega tekib siis liigsöömine, ehk aju ei anna sulle tagasisidet, et sa peaks söömise ära lõpetama. Väsimus vist paneb ka sööma paljud inimesed, eks ole? Ja. Et mina võtan ka juurde, ma olen võtnud juurde siis, kui mul on väiksed lapsed. Aha. Ja ma olen mõelnud, et 2 asja, et üks asi on täpselt unetus, et sa oled väsinud ja siis tunned, et tahaks midagi head ja siis haarab midagi, mida võib-olla tegelikult mul ei ole päris sisu, lihtsalt on niisugune näksimise sisu. Aga muidugi teine võib-olla see, et ma olen sageli harjunud sööma natuke rohkem kui mu abikaasa. Kui mu abikaasa on rase või imetav, siis ta peab rohkem sööma. Siis sa said veelgi rohkem. Ja. Aga ma arvan, et unetus on üks oluline tegur, et see aitab kindlasti paika saada, et kui inimene magab piisavalt, teeb natuke ka sporti, siis aitab nagu palju paremini kehavajadustele ka kontakti saada. Et see on väga tüüpiline, et stressiolukorras, kergemas stressiolukorras inimesed võivad kaalust juurde võtta. Mina, kui on suurem stress, võtan jällegi väga palju alla, nii et ja kusjuures ma olen isegi kuulnud naisi omavahel rääkimas, kellel ei ole väga tõsised suhted, et üks lahkumine kuluks nüüd ära, et siis saaks 10 kilost lahti kohe. Aga see vist on tõesti inimestel nagu hästi erinev, et kes võtab stressist alla ja kes hakkab sööma ja kes võtab juurde. See tundub sõltuma stressi tugevusest. Et kui on selline nii-öelda igapäevasem stress, et näed, ei saa magada ja ma ei tea, juba lapsele kooli ees hästi või tööl on nõme, natukene siis kompenseerid selle väsimusega ja liigsöömisega. Aga kui on ikka tugev stress, ütleme depressioon, siis see mõnele mõjub ikka väga kaalu aladavalt, siis kaob nagu isu üldse ära. Ja siis ma olen teinud telesaateid päris palju, kus on osalisteks on ülekaalulised inimesed ja nad enamasti räägivad, et see nende perekondlik soodumus kaalu koguda kipub tulema välja siis,
kui neil on selline elurütm, et kui nad nagu päev otsa eriti ei söö ja nad on õhtuks hästi väsinud ja hästi näljased ja siis õhtul söövad ja siis see ongi nende ainuke nagu selline aeg, kui nad söövad, kas nad söövad ka terve õhtu otsa. No jälle, meie keha nii tehtud, et me ei saa nagu kohest tagasisidet, et nüüd sellest ampsust aitab, vaid et need kõhuhormoonid suhtlevad ajuga niisuguse 20 minutilise lõtkuga. Ja kui sööki on vähe, siis sellest pole üldse midagi hullu ja ongi hea, kui me natuke rohkem liialdan sellises küttikorjalise olukorras. Aga jah, kui see on ainuke söök aga see kindlal seda saad iga päev, siis on jah oht liialdada tõesti. Lisaks see väsimuse söömine ja nii edasi. Ma tooksid omalt poolt ka näite, et kui ma hakkasin siis kaalust alla võtma, siis esimese asjana ma tegelikult harjutasingi, esiteks hakkasin 10 korda aeglasemalt sööma ja harjutasin ennast sellega, et kui esimene signaal tuli, et piisab, siis ma lõpetasin. Ja tegelikult see on siuke, meid on kõik õpetatud, taldrik tuleb tühjaks süüa ja see ongi tegelikult... See on vist päris hull lõpetus või? No see on meie ühiskonnas praegu, kus on toitu niimoodi uksest ja aknast sisse tulemas, siis ei ole enam väga ei praktiline. Ole vist, aga ma ei tea, 100 aastat tagasi oli, ma arvan, see oli, või isegi 50 aastat tagasi meil, see oli väga mõistlik, sest toitu oli vähe ja seda ei tohtinud raisata. Ja. Sest tegelikult, mis on tore, et täna ka näiteks koolis kindlasti vist ka lasteaias, et tõstetakse ise sööki endale. Ehk tegelikult keegi ei pane sulle sundportsu ette ja ei sunni sind seda portsu ära sööma. Et ma arvan, et ka üldine suhtumine on muutunud selles osas, et meil oleks võimalik paremas kaalus püsida. No, tundub küll niiviisi, aga ometi, ehkki see üldine suhtumine on muutunud, on meil ülekaalulisi inimesi siiski pigem rohkem kui sellel ajal, kui kästi taldrikut tühjaks süüa. Et võib-olla praeguse aja häda on see, et see söök on liiga käepärast ja liiga lihtne on saada kätte võib-olla seda ebatervislikku toitu. Samas, mõnes kodus on niiviisi ja ma tean sellist näidet, kus ühes peres ühe toidulaua taga kõik söövad ja paariaastase vanuse vahega noored inimesed kasvavad seal, kellest üks on hästi peenike ja teine on tugevas ülekaalus. Ja nad ei söö kusjuures sarnaseid asju, et üks võtab sealt söögilaua pealt ühed asjad ja teine võtab nagu teised asjad. Ja see vastumeelsus oma menüüd muuta on nagu hästi suur. Et kuidas geneetiliselt sellist asju nagu selgitada? No see on sama näide, mis ma tõin pikkusega. Et vanemad on samad, aga 2 inimest võivad erinevaid kombinatsioone moodustada. Kombinatsioone kokku 70 miljardit. Et kui keegi saab endale 10 last, siis ta on ainult 10 kombinatsiooni 70 miljardist läbi proovinud, et need tulla väga erinevaid. Ja siis ongi siuke olukord, kus jah, mõned lapsed on väga peeniks ja teised väga paksud, see vabalt nii olla. Ja neil on lihtsalt erinev selline tung, et mul on ka lapsed suuresti väiksed toidutungiga ja küsid, kas tahad veel pannkooki? Ei taha. Ja jätavad järele ja see on väga tore, et neil ei ole survet nagu toiduga liialdada. Aga võib-olla ka vastupidi, võib-olla niimoodi, et ei saa seda isu täis sellest pannkoogist, et midagi on seal geenis sellist või kuskil ajus või mingi prõks on see käimata, kui kõht täis saab, et see tunne, et tahaks süüa. Jah, toidutung, et on selline suurem tung, tugevam vedru. Ja seda võib üritada standardiseerida, et annad ainult nii palju ja see aitab. Suitsetamise uurijad on näidanud, et isegi kui sa üritad inimesi nagu suitsetamisel see kuidagi standardiseerida, ainult suitsetage nii palju. See näiteks on näha, et need inimesed, kellel on suurem geneetiline tung suitsetada, nad tõmbavad seda suitsu intensiivsemalt. Et see isegi niimoodi ei saa standardiseerida seda, et nad ei saaks nii palju. Et ma arvan, toidu puhul samamoodi, kellel on suurem vedru, nad lihtsalt pigistavad oma võimalustest võimalikult palju välja. Ja siin on on laste puhul roll vanematel, eks nad suudavad seda lapse tungi hallata ja kujundada harjumusi, et ei pea liialda või siin on väga vahvad tehnikad, et süüa aeglasemalt või siis teha toitu, mida tuleb kauem närida. See on ka selline aeglasemine toit. Aga on ka võimalik, et mõnele lapsele lihtsalt on tervislikud toidud nii vastumeelsed, et need inimeste isud on ka kuidagi väga erinevad. Isusid saab treenida, et laste psühholoogid ütlevad, et lastele tuleb anda vähemalt 10-15 korda seda asja, mida me tahaks, et nad sööksid ja siis lõpuks nad harjuvad sellega ära või õpivad seda nautima. Et
ehk siis praegu me mõnes mõttes oma elus tegeleme natuke nagu tagajärgedega, aga kui me oleme targad, siis me võime oma laste söömisharjumusi programmeerida teistsuguseks, et kui neil ka geneetiliselt on soodumus seda kaalu koguda, et siis me ei annaks võimalust sellel soodumusel nii tugevalt väljenduda. See on väärt proovimist, aga see ei ole kindlasti võluvits, et teatud mõttes jääb see nii-öelda eluks ajaks selline vedru sisse. Et samamoodi on pikkusega. Et kui ei hea kuulda, et lootust pole. Ei see on nagu pikkusega, et kui keegi kasvab väga lühikseks, väga pikaks, siis me ei saa sinna eriti midagi parata. Jah, see väga pikk inimene peab kogu aeg kummardama igal pool. See keskkond ei ole talle loodud päris niimoodi, et sobiks. Ja ta peab kogu aeg kummardama. Või siis väga lühike inimene peab kogu aeg trükkima ette ritta või... Ja nagu mina ei julata jalad maha kuskil ja... Jah, et siis see on lihtsalt selline elu osa, et ja kahjuks siis meie ühiskonna selline, kus toitu pakutakse palju ja inimesed, kellel on see toitu on kõrge, nad peavad siis leidma endale lahenduse, kuidas näeb ühiskonnas niimoodi orienteeruda. Mina tahtsin omalt poolt lisada, et tegelikult üks suur probleem on ekraanid, erinevad ekraanid, et me ei tegele söömisega, vaid me vaatame samal ajal ekraani ja sööme ja me ei keskendu ühele tegevusele, et tegelikult sealt hästi palju, ma olen näinud, kuidas väikelastele juba, et ta avaks suu ilma mõtlemata pannakse ekraan ette, ehk tal on 2 tegevust. Ehk ma arvan, et see võib hästi paljus olla see, kuidas mul ei tekigi seda reaktsiooni, millal mul sai kõht täis või millal ma sõin või millal ma vaatasin ekraani ja ise koged seda sama, et kui sa keskendu sellele antud tegevusele nagu söömine, siis sa saadki sellega reaktsiooni hiljem, et sul võiks kõht täis olla. Tõsi, mina mõnikord söön arvuti kõrval ja siis mul on ühel hetkel on söödud ja ma avastan, et ma sõin ära või, millal see juhtus? Et tegelikult on siis nagu kahju, et sa ei saanudki seda söömist nagu nautida ja sul ei ole nagu see aju saanud õiget signaaligi, et sa oled söönud, samas need kalorid on nagu kuskile juba läinud. See on niisugune tankimine. See on tõsi, see on kiirtankimine, see on kehva lugu. Mõnikord on vaja teha seda. Jaa, aga Rita, räägi, kuidas sul need kilod kogunesid ja millised su enda tunded ja mõtted nagu sellel ajal olid? Kuna ma olin tegelikult, kui kilod kogunema hakkasid, siis ma käisin kohe toitumisnõustaja juures ja ta tõi kohe välja selle, et probleem on magamatuses. Aga mul kuidagi oli teadmine, et see magamatusega tegelemine, see tähendab ainult unerohtu ja see tundus minu jaoks väga hirmutav. Ja siis ma seda eirasin kuni pluss 30 kilo. Sest sportlik ma olen alati olnud, ma olen väga palju sporti teinud, ka sõltumata kehakaalust, et see ei ole nagu kunagi teema olnud, aga öeldi, et kui ma ei hakka magama, siis ma ka kaalust alla ei võta. Ja lõpuks siis ma hakkasin sellega tegelema, kuna tulid juba vererõhu, kolesterooli ja muud kehvad näitajad sõltumata sportimisest ja nii edasi. Ja siis ma otsustasin, et nüüd on aeg tegeleda ja ma hakkasin tegelikult pihta ka siis unetusest. Et kõigepealt hakkasin unetust ravima ja siis hakkasin kehakaaluga tegelema. Aga oli sul, kas ma saan õigesti aru, et sinu peres olid pigem suuremapoolsed inimesed? Jaa, mul on nii isa poolt kui ema poolt on ülekaalulisust ja südame-veresoonkonna haigusi ja sellised on nii kõik. Siis, kas sul oli siis ka nagu sealt poolt sellist suhtumist, et nagu, aga meie suguvõsas ongi see normaalne, et sa selliseks muutud, et lepi sellega? Me kõik oleme sellised. Ma ei ole kunagi selliselt suhtunud, lihtsalt kuna elu jooksul ma arvan, et iga ülekaaluline inimene proovib umbes 100 korda enne, kui ta reaalselt alla võtab, erinevaid võimalusi alla võtta, et siis ikkagi sul tuleb nagu vaimne tõrge, sa otsid ikkagi, vähemalt mina, otsin söögist ka heaolutunnet. Ja siis sa oledki selle piiri peale, et kas suur pingutus, vaimne heaolu. Ma jaksan veel pool maratoni joosta, siis las see vaimne heaolu. Et su tervis pidas ikka väga hästi vastu sellele ülekaalule. Täpselt. Aga mitte lõpuni. Aga mitte lõpuni. Et ikkagi tulid lõpuks näitajad ette. Aga et see, ta on ikkagi, vaimne küsimus, ma arvan, et ikkagi palju enamus ülekaaluliste jaoks, et kas su vaim on nii tugev, et sa võtad selle, ma ütleks ikkagi kannatuste raja ette? Ja. Mina sain nagu väljapoolt kuidagi nagu stiimulit, et kui ma kaalust alla võtsin, et mul nagu tekkis selline tunne, et lõpeta see näksimine, kui ma nägin väga suurt inimest söömas
see oli nagu üks hetk, mis tekitas must sellise reaktsiooni. Või siis teine, et kui mul televiisoris käisid muusikavideod ja ma nägin sealt väga heas vormis inimesi, siis mul tekkis nagu täpselt sama tunne, et ära sa näksi rohkem. Aga alati võib vaadata Ameerika saadet Minu elu 274 kilosena ja siis sa tunned, et sul on fikk tee minna. Asi ei olegi nii hull, jah. Täpselt. Et seni, kuni mind kraanaga tõstma ei pea, ma võin ju veel süüa. Kuidas see uneravi käis? Uneravi on siis ikkagi see, et unerohu pealt, aga mitte siis psühhotroopse, vaid siis niisugused pikemaajalised unerohud, et need aitasid saavutada niisuguse normaalse rütmi? Jah, aga see on ikkagi pikk tee, et see ei ole nii, et homme alustan ja siis on kõik hästi. Et need päris siuksed imovaned ja sellised unerohud ei ole nagu mõistlikud. Okei, ma ei tea unerohtus midagi, aga seda huvitav on. et see peab jah, ja minu puhul on see ikkagi nüüd eluaegne ravi, et ma pean sellega kogu aeg tegelema, aga teistpidi on see, et on väga palju eluaegseid ravimeid, mida võetakse, et ma arvan, et see on üks lihtsamad, kui selle võrra on minu kehakaal, kolesterool ja vererõhk ja kõik muud asjad on korras, et Kas, millised need seosed on, kui me paneme niisugused 3 asja, et geneetika, siis milline on inimese, ütleme, psühholoogiline profiil ja milline on tema kaal, et milliseid mustreid sellises kombinatsioonis võib nagu tekkida, et kas kellelgi on kuidagi see kaalu kontrolli all hoidmine kuidagi nagu suurem väljakutse? Geneetika on alati nii-öelda esimesena, et geneetika pannakse meil paika siis, kui meid eostatakse, aga nagu ma enne rääkisin, siis keskkonnal on alati viimane sõna. Kui just ei ole tegu mingisuguste harvikhaigustega, mis on ühe geeni poolt reguleeritud, siis tüüpiliselt keskkond hakkab reguleerima, et kas need geneeti potentsiaal, mis meil on, realiseerub või mitte. Ja siin on kõik pikkus, inimese iseloom ja kaalupotentsiaal, kõrghariduse potentsiaal, ma ei tea, skisofreenia potentsiaal. No jaa, nagu ma saan aru, aga kui, ütleme, sul on geneetiliselt antud see, et sa kipud minema natuke suuremaks, aga ühtlasi sul ei ole geneetiliselt antud eriti suurt tahtejõudu, et sellega tegeleda, et siis on küll kehva kombinatsioon. Jah, või kas tahtejõud üldse on sul geneetiliselt kaasas? No vist ikka on. No midagi on, et jälle asju saab jälle õppida, et see üldine teooria, näiteks isiksuste väljakujunemine, seal on see, et meil on väiksed erinevused geneetikas, mis siis hakkavad võimenduma läbi selle, kui me otsime endale sobivaid keskkondi. Ütleme näiteks, et kui ma olen geneetiliselt natuke rohkem jutukam kui keegi teine, siis kui on võimalus, ma ei tea, klassi õhtul minna kellegi jutustada, siis ma lähen, siis ma satun kellegi teise jutuka inimese kokku ja siis me koos nagu räägime rohkem ja see tekitab väga äge ja siis ma kibun jälle minema niisugustes olukordades ja niimoodi võimendan oma väikse potentsiaali üles. Aga põhimõtteliselt võiks ka teised inimesed õppida selle small talkimise ära ja minna ka jutustama. Et need, introverdil on see väljakutse. See on väljakutse. Ma tean, ma ise leian kusjuures, et mina olin võib-olla oma vanemad pigem introvertsemad kui mina. Ja ma olin isegi tagasihoidlik inimene terve kooli aja ja siis kuidagi ülikoolis ma avastan, mul tegelikult võib-olla meeldib rohkem suhelda kui klassikalise introverdile. Aga ma pidin ennast nagu suruma niimoodi alguses, et me lähed kellegi jutust rääkima, aga kui sa õpid ära, et sa küsid, et kuidas sa siia sattusid või mis sa teed, siis inimesed meeldib ennast rääkida ja siis niimoodi saab sellest nagu ärevusest üle. Et ma arvan, et need enesekontrolli nipid on selles mõttes ka omandatavad teatud määral. Et jah, on näha, et inimesed, kellel on geneetiliselt rohkem antud niisugust meelekindlust ja reeglite järgimist, neil on pigem madalam kehakaal või inimesed, kellel on geneetiliselt rohkem antud ärevust, siis neil tuleb elu jooksul pigem kõrge kehakaal. Aga need on, nendega saab nagu arvestada ja õppida, et ikka kõige olulisem on see, et õpi ennast tundma ja kujunda endale käitumismustrit, mis aitavad sul oma eesmärgi poole siis liikuda. Jah, et võib-olla kõige klassikaline näide on see, et ka lühinägelikkus on geneetiliselt seletatav, aga see ei ole meie ühiskonnas probleem, sest inimesed kannavad kas prille või kontaktlähetsi või teevad silmaoperatsiooni ja siis see nagu kaob ära, see kaob laualt ära. Okei, et kaal on sul geneetiline probleem ja sa võid ka muuta toitumist, liikuda, vajadusel kasutada meditsiiniabi, et need viisid
selle kaalu kontrolli alla saamiseks on olemas, lihtsalt sa pead leidma selle, mis sinu puhul töötab. Jah, ja kindlasti algus on raske, et tuleb leida motivatsiooni, et miks ma seda teen. Et ma saan, et tõesti tööriist on olemas, need operatsioonid ja ravimid on ka kindlasti oma kohal ja neid ei tasu peljata, et selles mõttes isegi tuleb eluaeg millegi tegeleda, võtta pärast operatsiooni vitamiine või võtta semaglutiidi, siis see parandab elu kvaliteeti, nagu sinu puhul unerahud, et ma arvan, et tasuvad kõik ära. Aga siin oligi see, et teadlikkus, ütleme nii, et mul terve elu ei olnud seda teadlikkust vaja. Kuna sul kaal püsis iseenesest normi piires. Ja, et seda teadlikkust ei olnud vaja ja nüüd ma selle teadlikkuse tegelikult olen õppinud siis viimase 3 aastaga, kui ma siis kaalust alla võtsin. Et täna võib öelda jah, et ma teen kõike teadlikult, et iga asi, mis ma söön, loomulikult ma patustan ka, sest ma olen ikkagi inimene, on ju. Aga kas sa oled pahane enda peale või sa oled leebe enda suhtes, kui sa patustad? Selles suhtes, et siis tuleb nädal aega väga piiritletud elu, on ju, et see patustamised tuleb ju tagasi teha, et ainus, mida ma siis ikkagi täiesti kindlalt väldin, on ikkagi lisatud suhkrud. Mitte looduslikud, et õuna ja pirni ja neid ma ikkagi söön, aga just lisatud suhkrud ja nende vältimine ja ka gluteeni ma ka igapäevaselt ei tarbi, aga see on siis lubatud korrad, et käivad sinna. Ma lihtsalt unistan saiakestest hommikuti. Kas on nii, et mõni inimene reageerib mingile ebatervislikule toidule kuidagi nagu eriti intensiivselt ja tal on seda nagu eriti vaja? Ma usun, et see läheb see üldise toidutungi alla, et need atraktiivsed toidud ongi tehtud võimalikult atraktiivseks. Ma ei tea, mul õde ütleb, et tal on eraldi saiasoolikas kohe, et kui see ei ole täis, siis tal on väga halb olla. See on selline, ju siis talle meeldib väga ja siis ta on selline loonud endale võimaluse, kus ta saab seda endale ka lubada. Et ma võiks korra rääkida, mis on üldse toitudes nii-öelda halbad, mis on need baasdimensioonid. Et üks asi on see ülim atraktiivsus, eks ju, inglise keeles hyperpalatability, ma pole head terminid veel Eestis leidnud selle koha pealt. Aga sinna juurde, nagu saiake, on kindlasti see, et on hästi pehme, et on hästi lihtne kiiresti süüa. Et siin jälle, kui sa õppisid siin aeglasemalt sööma, siis osad toidud teevad võimalikuks hästi kiire söömise ja siis on nagu samamoodi nagu teleka ees söömine, et sööd ära ja mõtled, kas meil üldse midagi käis, äkki võtaks veel. Ja siis 3. on energiatihedus. Et kui on 100 grammi kohta rohkem kaloreid, et siis on jälle lihtsam liialdada, et ühes ampsus või ühes lusikatäis me saame rohkem energiat endale sisse. Ja nüüd taas, et kui me vaatame oma loomulikke instinkte, siis loomulikult, kui me võime süüa siin keskkonnas peaaegu kõike, siis me valime endale toite selle järgi, mis tundub põnevam, atraktiivsem, mis on energiatihedam ja kiiresti söödavam, et me saaks järgmise asja võtta. Järgmise toidu ette tõsta. Loomulikud instinktid, aga tänapäeva ühiskonnas, kus kogu aeg on kõik olemas, meil ei ole vaja niimoodi kokku hoida ressursse, et võtta energiatihe ja... Kohutav selline tahtejõu väljakutse on siin heaolu ühiskonnas mõnes mõttes elamine, et me kogu aeg peame võitlema oma isudega kõikide heade toitude suhtes, me peame võitlema oma sooviga passida telefonis ja teleka ees päev otsa, et kuidagi sellist nagu loomulikku keskkonda, loomulikku tervislikku keskkonda enda ümber luua on päris suur nagu väljakutse. Et kergem valik on teha nagu selliseid asju, mis sul organismile nagu head ei ole. Minu jaoks on see igapäevane töö. Ma ei saa üheski hetkes seda ära unustada. Ma pean kogu aeg tegema teadlikku valikuid, sest nii kui ma nii-öelda mingi hetk ei tee teadlikku valikuid vahes reisil ja edasi, nii on tulemused kohe käes, et see, et sa peadki elama taga selle kaalu teemaga nagu mingi haigusega, mis on kogu aeg, sa pead ta peale mõtlema, sa ei saa teda ära saata, nii edasi, et see on väljakutse. See on väljakutse, jah. Aga see on seesama paralleel, et kui inimene on 20 pikk, siis ta kogu aeg kummardama ja kui ta selle ära unustab, peaga vastu seina. Et ta kahjuks peab siis tega tegelema. See on kahju, et see nii on, aga see on nii ja siis aga paistab, et sa leidnud enda lahenduse, mis enam-vähem töötab.
Oled siis uhke iga päev enda üle, et sain hakkama jälle? No ma ei oska öelda selles suhtes, et ma selles osas olen uhke, et jah, et mul on tasakaal, et ma magan ja ma saan hoida kehakaalu, ma teen ka väga palju sporti selle jaoks, et kõik see kogu aeg balansis hoida ja lubada endale see midagi sööki veel juurde, eks ju. Kuulajale täpsustuseks, et nemad ju ei näe, eks ole, mina näen, et sa oled täiesti selline väike, normaalkaalus, igati heas vormis, et kui palju sa oled nagu kaalu kaotanud, et millest sa nagu alustasid oma kaalukaotusteekonda? Ma olen kaotanud siis 30 kilo. Aga kui pikk sa oled? 1,62 m. 1,62 m, nii et su kaal oli siis? No ma olin pea 90 kilo, jah. Et päris palju, kuigi jah, kui geneetikast rääkida, siis minu see kaal ei olegi nii väike, nagu ma võib-olla välja paistan, selles suhtes, et inimeste raskused on hästi erinevad, ma olen aru saanud, et üks, mis me vaatame visuaalis ja teine, mis me vaatame numbris, et need kipuvad hästi erinevad olema. No kui sa sporti teed, siis on palju lihast, mis on nagu raskem või tihedam. Jah, et nojah, mõnes mõttes on see siis üks asi veel, mis on hästi oluline, et kaalust alla võtta on väga lihtne. Aga võrreldes püsida, selle jah? Protsessiga, mis tähendab selle kaalu hoidmine. Et kaalust alla võtmiseks tõenäoliselt minu enda kogemusel on vaja ikkagi mingit väga suurt tõuget. Ja üldjuhul ma ütlen, et kaalust alla võtmise tõuge ei ole enamjaolt välimus. Et selles suhtes, et iga inimene ühele meeldivad suuremad, teisele väiksemad ja nii edasi ja kus see siis öelda nüüd, et milline see inimene see õige välimusega on. Vaid kaalust alla võtmine peab olema ikkagi mingisugune vajadus, eesmärk, jah. Sest ka mina kogesin oma teele, et mulle pigem hästi heideti ette seda, et miks sa üldse võtad kaalust alla, miks sul seda vaja on. Ma ei hakka igale ühele oma terviseankeeti esitama, et näete, siin on punktikesed, mis eeldavad, et võiks kaalust alla võtta. Et tegelikult süke ühiskondlik surve selles osas, et oi, sa oled ülekaaluline või oi, sa võtad kaalust alla, on tegelikult ühesugused. Kummalgi juhul ei ole nii, et kõik ütleksid sulle, et kui äge, kui tubli, toetan sind, elan kaasa. Ikka on neid ka, kes nagu vaatavad, et miks sa pead sellega tegelema? Täpselt. Et mul on kohati tunne, et isegi kaalu langetamisel kipub neid isegi natuke rohkem olema. Kuule, äkki see on selline nagu kadedus, et saab hakkama, no ma ei tea. Et näiteks ma ise näengi seda, et kui keegi selle teekonna ette võtab, mida ma teeks täna teisiti, et tegelikult on vaja psühholoogilist tuge. Et see protsess on kerge murduma, kui keegi sind nagu vaimselt ei toeta. Sa saad palju tähelepanu, kui sa kaalust alla võtad ja see ei ole alati positiivne ja see negatiivne tähelepanu võib sõrnaks teha, jah? Jah, täpselt. Mis on näide sellest negatiivsest tähelepanust kaalulangetuse ajal? Ei ole just väga hea, kui küsitakse, et milline vähitüüp ka teid tabas nüüd, ja sa tunned sellest, sükest inimeste hoiavad natuke eemale, eks ju, et see oli selle protsessi juures tegelikult päris raske. Et ise sa olid nii õnnelik, et näed, järgmine 10 kilo läks ja siis sa äkki vaatad, kuidas kõik vaatavad sind süke. Mis suga juhtund on? Et see oli selle protsessi jaoks minu jaoks hästi üllatav. Et ma ei osanud sükest asja ette näha. Vaata, kui ümbritsevad inimesed peavad ka kohanema, eks ole, et sa olid kõigepealt selline, nüüd sa oled teissugune, et kuidas ma nüüd sellele reageerin? Kas ma üldse reageerin? Kas tasub sellest üldse numbrit teha? Mida öelda? Kõik niisugused kommunikatsiooni errorid tekivad. Ja, et ma arvan, et kuidas öelda, ka ühiskondlik teadlikkus tõuseb nagu see geneetika, eks ju, et ma tean juba, et näiteks kui me oleme 2 ülekaalulist vanemat, et ma peaksin juba väikese lapsega nagu seda suunama, on ju. Või siis see samagi, et täna me ka ühiskond tegeleb rohkem kaalu teemaga, et oleks kohe olemas ka psühholoogiline nõu, kui sa sellega tegelema hakkad, et sa saad selle kohast toetust, et sa ei murduks sellel teel. Et ma arvan, et selle teadlikkuse kasvuga nii ühes kui teises valdkonnas, et ajas muutub see asi nagu lihtsamaks ja
toetatuks. Me siin ühes varasemas saates rääkisimegi kaalupsühholoogiga ja ma ütleks, et mulle tundub, et ta on Eestis ainukene, et ta ei jõua ka nüüd päris kõiki vastu võtta, aga kaalulangetajaid on väga palju. Et ja vaevalt, et nüüd haigekassa hakkab seda korvama, kui keegi ütleb, et ma tahan kaalust alla võtta ja mul oleks vaja psühholoogilist tuge, et see vist on rohkem selline, et ikkagi sa pead maksma ja minema sinna kliinikus kuskil eravastuvõtule, et no arvatavasti, no ütleme nii, et oma tuttavatele ma olen lihtsalt, kuna ma olen seda ise kogenud, olen ma siis püüdnud emotsionaalselt kaasa elada, olla toeks. Noh, nagu iga edu märgates, innustades ja nii edasi, et see on oluline, ehk seda vist saab klassifitseerida kogemusnõustamiseks või midagi sellist. Ma ei ole küll mingi kogemusnõustaja, vaid lihtsalt, kui mul on mõni tuttav. Muidugi, kui sa läbiksid vastava koolituse, see oleks päris tore, kui sa saaksid olla kaalulangetajate kogemusnõustaja. Iga valdkonna kogemusnõustajaid meil juba on. Mulle tundub, et see on väga aktuaalne valdkond, milles täitsa inimesed ju kuulaksid, et kuidas sinu lugu oli, mida ma võin sinu loost õppida. Aga kui me nüüd geenide juurde tuleme taas tagasi, siis on üks eestlasi ja tähendab eestlaste kaaluga seotud iseloomulik geen, et kas võiks natukene Uku rääkida, et mis geen see selline on ja miks just eestlastel selline geen on, et ma ei oskagi öelda, et kas see on, kuidas seda POMC, kuidas see lühend POMC? Ma ka mäletan päriselt, et mis see pikk protein oli, aga jah, siin Erik Abner otsustas, et ta uurib ülekaalugeneetikat Eestis ja see enamjaolt see geneetiline muster on sama kui välismaal. Aga nagu ikka, siis erinevatel piirkondadel on teatud geneetilised iseärasused, mis on juhuslikud. Mis löövad välja ka naha värvis või silmakujus Aasia ja Euroopa vahel. Ja siis paistab, et on üks ülekaalugeen, mis on Lääne-Euroopas väga harv, seal seda isegi ei püüta mõõta, sest teatakse, et see on niivõrd harv. Aga Eestis on see alleel, mis soodustab kaalutõusu igal 120 inimesel. Ja see alleel, kui inimesel on üks see alleel, mis soodustab see tõusu, tal tõuseb kehamassi indeks 0,8 ühikut. Ja kui tal on 2 alleeli, mõnel geenidoonoril ka 2 alleeli, siis neil on ka 1,6 kehamassi indeksi ühikut kõrgem. Ja jah, see on selline põhimõtteliselt annaks sellele, kus juures ka ravimit otse suunata, et see on tuntud selline kompleks ja sellel on välja mõeldud eraldi ravim. Aga nüüd ma ei kujuta ette, kas seda haigekassa näiteks kataks. Ja siis selle geeni teeb huvitavaks veel see, et on leitud, et ka laboratorikoertel on see geen sage ja see, arvatakse on seletus, miks laborator on nõus peaaegu kõike sööma. Ja siis kõige huvitavam on see, et seda oli küll väikse valimi peale uuring, et seda peaks kordama, aga uuriti neid laboratore, kes on pimedate juhtijad. Ja siis leiti, et kui tavaliselt on igal 4. laboratoril, see on see POMC-geen, mis on igal 120 eestlasel, siis nende pimedate juhtide koerte seas on see 3-4. Ehk siis neil on nagu väga tugev selline toidutungi geen olemas. Ühtlasi on nad ka targad? Ja kindlasti on targad, jah. Ja siis see seletus, mis need autorid välja pakkusid, on see, et kui neil on selline tugev toidutung, siis nad on nõus kõike selle nimel tegema. Muu hulgal ka läbima selle koolituse. Et kui ta oma selle pimeda peremehe juhatab õigesse kohta nii nagu vaja, siis ta saab selle eest toitu ja selle toidu nimel on ta kõik selle valmis läbi tegema. Jah, paistab praegu nii, jah. Võib-olla pärast seda saadet siis inimesed hakkavad rääkima ja tulevad geeniuuringutele, et palun vaadake, et ega mul seda labradori geeni ei ole, et mul ei õnnestu kuidagi kaalust alla võtta. Jah, Mart laias laastus kõik need nõuanded, mis me siin räägime, kehtivad. Ükskõik, kas inimesed teavad oma geneetilist potentsiaali või mitte. Et nad võivad vaadata ka oma vanemaid või oma sugulasi ja oma kaalu, ma arvan. Aga vanasti oligi niiviisi, et ma mäletan kuidagi sellist ütlust, et meestele öeldi, et kui sa hakkad endale pruuti vaatama, et vaata siis pruudi ema ka, et siis sa näed, et milline su naine on 20 aasta pärast. Et see vist ikka enamasti peab paika. Keskelt läbi. See
me oleme vaadanud inimese iseloomu seoseid ja see vanema lapse iseloomu seos on ka mingi korrelatsioon 0,3. Ehk noh, see on, et käbid ja käinud on samas suunas, aga päris nii deterministlik see ei ole. Et, mingi nüansiga? On ikkagi nüansiga, et võite jälle mõelda oma tuttavate perede peale, kus 2 vanemat saavad kokku, et kuurid erineva iseloomuga vendad lapsed olla. Et, mina enda laste puhul vaatan, et mul on erinevaid iseloomu omadusi või isiksuse mingisuguseid nüansse ja siis, kui on 3 last, siis iga laps on võtnud mingi nüansi ja seda nagu võimendanud. Jah, nad tunduvad väga erinevad oma pere olukorras. Siis mul on kaksikud ka endal 4-aastased ja siis nad käivad lasteaias ja lasteaias oli üks üritus, kus oli 24 4-aastast reas. Ja seal ma vaatasin, nad ikkagi pagana sarnased. Et kui oli kogu spekter sellest rühmast, et mõni oli seal täiesti püsimatu ja mõni oli täiesti kartis olukorda, siis minu lapsed oli kuskil keskel. Et, aga jah, pere olukorrast sa vaatad, siis on ikka tugevad erinevused ka. Aga kui me nüüd selle kaalu langetamise juurde tagasi tuleme, et kuidas on see nii, et mõnel inimesel nagu kuidagi õnnestub oma isusid ümber programmeerida, et tal nagu rohkem on selleks nagu kuidagi tahtejõudu. Et see ilmselt on ikka ka geneetikaga seotud. Vabalt võib olla. Neid asju on raske üles leida sellepärast, et selleks, et mingisugune omadus nagu kaal või pikkus või haridus või kaalu langetuse potentsiaal geneetiliselt ära kaardistada, on vaja andmestikku, kus meil on 100 000 inimesi, kellel on olemas nii geneetika, kui ka siis mõõdetud näiteks see kaalu langetuse potentsiaal või ja noh, hariduse ja pikkuse ja kehakaaluga on see ära tehtud, sest hästi paljud inimestel lihtsalt küsida, et kui pikk sa oled ja mis su haridus on. Aga nüüd sautu olukorda, kus meil on 100 000 inimeste andmed, et kuidas neil läheb isude ümber programmeerimine. No see andmestik on väga rikkalik. Ei, no see on ikkagi see, et sa pead tahtejõudu ka geneetiliselt kuidagi nagu uurima, et kellel on rohkem tahtejõudu, see ilmselt... Selleks me teeme isiksuse uuringuid. Me väga tänulik, et eestlased osalevad nendes, et kui me tegime oma esimese isiksuse uuringu, siis meil saime andmestiku 7% kõikidest Eesti täiskasvanutest. Aga ütleme, geneetiliste asjade avastamiseks see oli ainult nagu algus, mingi teiste riikide koostööd. Minul on väga kahju, et ma ei andnud oma seda geeninäidist uuringuteks, et ma kuidagi magasin maha ja ühel hetkel oli otsas ja enam ei kogutud. Jah, et kui riik nüüd raha juurde annab millalgi... Siis ma kohe olen järjekorras. Mina tahaks täpsustada vahepeale, et ma ei ole ümber programmeeritud. Ma tahan endiselt süüa šokolaadi, kooki, saiakesi, nii edasi. Aga sa lihtsalt ütled endale, et ei tohi. Jah, ma teadlikult piiran ennast, et ma nüüd omadest kogemustest... Aga see on ju puhas tahtejõud. See ongi puhas tahtejõud, see on, et kuhu... Sul on nii ülekaalu geeni kui tahtejõu geeni. No võimalik jah, aga ma ei tea, kas... see ümberprogrammeerimine, kas see üldse on võimalik? See ümberhindamine, see on selline... aga see ongi see, et ma oma peas teen selle, et ma pean sööma seda, ma ei saa süüa seda, kui ma tahan olla tulemusel see. Aga näiteks, kui sul õnnestub midagi vältida mitu nädalat, kas siis nagu tundub, et selle tung läheb vähemaks? Jaa. Näiteks suhkrud, et seesama suhkrutest ja sellest teemast... Mina olen ka nõus. Et see tung lähebki väiksemaks. Kui sa harjutad, et sa ei pane kohvi sisse suhkrut, alguses tundub see kohvi lihtsalt jäle ilma suhkruta ja lõpuks sa nagu harjud ära ja siis sa nagu ei tahagi enam suhkrut. Enam ei ole piima. Nüüd sul ei ole enam piima, aga... Täna just võtsin kohvi kõrvale šokolaadi. Kohe tuli meelde, kui hea see on, kohe tahaks juurde ja sekundiga on tagasi. Aga jah, ma tahan öelda, et kui see ümberhindamine on selline eraldi tegevus, millega tuleb aktiivselt tegeleda, kui me suudame siin mõelda, et kui sa rääkisid ka, et sa mõtled, et kui ma nii-öelda patustan, et siis selle tulemus on see, et nädal aega pean piiri pidama, siis see tegelikult, sinu jaoks väärtustab selle patustamise väärtust. Ma ütleks, et ma ise, mitte, et ma oleks palju alkoholi tarvitanud, aga kui ma sain kaksikut, siis ma otsustasin, et ma alkoholi enam ei tarvita. Minu motivatsioon oli see, et kaksikud rikuvad mund niikuinii, et siis ma alkoholi ei pea lisaks mund rikkuma ja see oli nagu see motivaator. Ja nüüd, kui mõnda aega on sellest eemal hoidnud, siis nüüd see maitse ei ole nii meeldiv. Ehkki õnneks oli mul olemas ka nii-öelda metodoon ehk asendus on see alkoholivabad õlled, et ma saan sealt seda maitset nagu kätte. Aga tõenäoliselt, kui mul alkoholivabased õlled ei oleks, siis ma jooks veel rohkem teed või põnevaid mahlakokteili või mis iganes. Et
vältimine ja kombineeritud sellega, et sa mõtled millegi, mis sulle ei meeldi selle asjaga seoses, see nagu toob kaasa selle, et selle aitab vältida või? See väärtus meie jaoks väheneb, siis ta ei ole niivõrd atraktiivne ka. Et kui sa mulle siia tood, eks ju, mingisuguse ägeda õlle siia, siis mul nagu on dilemma, et kas ma nüüd joon või mitte. Ja kui ma mõtlen kõige asjadele, mis see tagajärg on, siis asja väärtus mulle väheneb ja ma ei pea nii palju pingutama, et oma kätt sellest eemal hoida. Kas on võimalik mitte võtta seda saiakest? Ja vist on küll, kui sa hoolega mõtled, aga sa pead andma endale selle võimaluse mõelda. Kui sa kohe krabad, siis sa nagu ikka sööd selle ära. Aga näiteks kookide osas täna on, ma ise valmistan ja on võimalik kohti, kus saab alternatiivseid tooteid, näiteks magustatud tatlitega ja mandlijahuga ja nii edasi, et mis tegelikult annavad sulle nagu siukse täisväärtusliku toidu, aga samas sa saad selle koogi ka näiteks siin brauni, peedi ja toorkakaoga ja kõik siuksed alternatiivid on ja et tegelikult on võimalik need patused tooted teha nagu hoopis kasulikeks tooteks. Tervist toetavamaks. Yeah. Et seda on muidu inimesed, kes võtavad need kaalulangetusravimid, ütlevad ka, et nendega pära siuke nisu rasvase järgi või üldse toitunung väheneb, aga mõnikord tunneb, et tahaks natukene, aga tahaks hästi vähe. Et neil meeldib niisuguseks Jaapani formaadis, et oleks väiksed pakendid ja saaks natuke seda maitset, aga rohkem siis ei taha. Ja siis terve koog oleks nagu raiskamine. Kusjuures ma olen mõelnud poes selle peale, et mõnda asja ma tahaks ainult natukene, aga kõik need asjad on nii suured, et ma siis nagu, kui mul on keegi veel kodus on ju, siis ma võtan selle suurema asja. Aga muidu ma vist ei võtakski üldse. Ma arvan, et see on väljakutse siin toidutootjatele, et oleks olemas ka väiksed pakendid, et eelkõige kindlasti kaaluravimi inimesed, aga teised ka teadlikud inimesed, nad tahavad seda elamust saada, aga tahavad natukene. Mina esindan ise ka toidutootjaid. Et tegelikkuses ongi see, et aastaid on mindud siis nagu sellist Ameerika teed, et ostke hästi palju, eks ju, võtke nii palju ja nii edasi. Aga me ise, kes me kõik nagu teadlikud oleme, ongi see, et ka laste suhtes näiteks jäätis võiks ju olla mingisugune jäätis on ju mega suur, kui sa mõtled 4-aastase lapsele annad, on ju. Et tegelikult hakkavad tootjad aina rohkem teadvustama seda, et võibki ju jääda hinnas samaks, aga toote teha väiksema, sest tegelikult inimene ei vaja suurt toodet. Tostab nagu elamust. Jah, sest näiteks juba ammu ilma olles töötanud ka kunagi ise Kalevis, eks ju, karbi suurus jäi samaks, aga sisse pandi rest, mis umbes 50% vähendas karbi kogust. See on ju tunduvalt võimalik raha kokku hoida. On tegelikult. Ja tegelikult me ei vaja suuri koguseid, lihtsalt see muutumine, kuna me tahtsime ju kõik välismaalt õppida, eks ju, kui ja palju, on ju, siis see muutumine lihtsalt võtab aega, sest samamoodi ju täpselt šokolaad võiks olla veel pisem. Midagi ei muutu, et ma nagu ütlesid, tahad saada selle elamusega, keegi ei müü sulle väikest tükikest, siis on lahendus, siis sa võid võtta nagu selle kommikarbi ja mängida oma iseloomuga, kas ma suudan võtta kommikarbist ainult ühe kommi ja võib-olla järgmisel võtan järgmisel nädalal. Aga kui sa oled siukse katkise geeniga nagu mina on ja või siis nagu paljud teised veel ja siis see ei vääna ära, siis sa sööd selle terve karbi tühjaks, aga oleks saanud selle ühe osta, siis sa ei pea ju selles lõksus istuma. Jah, kindlasti sinna vastukaalu teised inimesed, kes tahavad optimeerida, kes on pahased sellepärast, et sama hindaga vähem toitu kätte, et sellised klientendel kindlasti ka, et te peate nagu siis balansseerima, võib-olla tegema suure ja väikse. Valge saiaga juba on ju niiviisi, et kui sa tahad osta näiteks, sa ei saa osta nagu viilutatud seda valget röstsaia nagu mingis väikses pakendis niimoodi, et oleks poole odavam. Minu meelest on mõnikord isegi kallim kui see suur pakend. Väikese pakendi tootmine on kallim, sest ega energia suurele või väikesele pakendile on sama. Lihtsalt mina ütlen seda, et peavad olema alternatiivsed valikud, et kui sul on kodus 10 last, sa ei osta, eks ju, 10 väikest pakendit, vaid see on nüüd nagu liiga suur näide, et sa tahad osta suurt pakendit, aga peab ka olema seda, et väga paljud inimesed elavad, näiteks kes üksi elavad, sul on väga raske endale toitu valmistada või toitu osta, sest pakend on nii suur, sa viskad nii palju toitu ära. Ja siis ehk siis me jõudsime ülekaalulisuse teema juures selleni, et pakendajad on süüdi.
Ei, mitte pakendajad ei ole süüdi, vaid küsimus on see, et peab olema valikuid. Peabki olema valik, et see, et sa palju komme ei sööks, sa osta ka väikese koguse, et seesama, et kui need valikud ühesõnaga aitaksid inimestel tervislikumalt elada. Täpselt nii, et mingisugused, seesama piimapakend ja seesama saiapakend, esmatarbekaubad võiks ka olla valikuliselt mul võimalik teha väiksem valik. Ehk mis on tegelikult see, et üldse pakendi teemast nüüd minneks veel laiemasse teemasse, on see, et palju parem oli see, kui asjad ei olnud pakendatud. Ma sain valida, poetädi lõikab mulle, eks ju, täpselt nii väikese jupi vorsti, nagu ma tahan, mitte mulle ei ole, eks ju, ette antud pakendi suurusega vorstikogus. Ehk tegelikkuses on see, et võib-olla me liigumegi sinnapoole, kuna pakendi teema on täna nii terav, et võib-olla meil tulebki rohkem lahtisid kaupu, kus me saamegi valida täpselt seda kogust, mis minu jaoks on optimaalne. Ausalt öeldes mulle tundub, et praegu me oleme natuke ka sellises olukorras, et ehkki meie teadlikkus tõuseb selles suhtes, et kuidas tervislikult toituda, meie võimekus seda tervislikku toitu osta ei ole päris nii suur, et ma arvan, et suur hulk inimesi võib-olla on ülekaalulised natukene ka selle pärast, et ebatervislik toit on lihtsalt hinna poolest soodsam. See kindlasti on nii, et seda räägib ka terve maailm, et tegelikult tervislik toitumine on kallis. Ja, aga tuleme korra sinu juurde veel tagasi. Kui kaua sul võttis aega, et oma 30 üle kilost puhtalt, see on täielik ulme minu jaoks, puhtalt tahtejõuga lahti saada? No puhtalt tahtejõuga on vale vastus, ma ütlesin. Ikka ravimitega, uneravimitega, jah? Kõik muud ravilisandid ja edasi, et see, et ma nüüd istun ja nüüd hakkan saledaks, eks ju, et see nii lihtsalt, et meil on võimalik täna ennast, eks ju, vitamiinide, uneravimite, muude ravimite, süstide, mille iganes kõigega toetada, aga ainuüksi need toetused ei lahenda olukorda, sul peab olema endal olema eesmärk ja soov. Et need kõik lihtsalt aitavad sul seda lihtsamalt teha, kui see, et sa ainult eesmärk ja soov on. Kuivõrd su tervis parem on? Mul on kolesterool normis, vererõhk normis, need näitajad, mis mul ka siis geneetiliselt on, sest mul ka geeniuuringust tuli välja, mul on kõrgvererõhu tõbi ja kõik muud asjad on geenid mulle kaasa andnud, et need probleemid ma lahendasin kõik ära. Nii et tegelikult on võimalik saada ka selline nagu karm kombinatsioon, et sa saad selle kaalutõusuga seotud geeni, siis sa saad need vererõhu ja kolesterooli geeni ja siis sa saad veel selle geeni, et tahtejõudu ka napib, on ju, et nendel inimestel on suhteliselt keeruline, ma ei tea, kas sul on millegagi lohutada neid Uku? No ma arvan, et see lohutus on siin samas. Istub siin meiega koos laua ääres, et saab küll, jah? Mina arvan, et ma ei ütle nüüd, et mina vajaksin mingit lohutust, et sina vist pead lohutama neid, kes on sellel teekonnal, et on võimalik. Ja kuna, nagu ma ütlesin, et mul on siis ülekaalulised kõrgvererõhutõbi ja kõik muud, mis iganes pakutud, et tegelikult sellega nüüd ei tule ennast lohutada, vaid seal tuleb lihtsalt lahendada olukorda, et nagu me ütlemegi, et tuleb teha tarku valikuid, ainus häda ongi, mis ma toon enda puhul kaasa, et sa ei hakka neid tarku valikuid tegema enne, kui siis pannakse sulle, öeldakse, et aga näete, siin on 7 ravimit, mida sa nüüd võid kasutama hakata vererõhu, kolesterooli ja muu asja puhul, et need äratuskellad ei tule enne, ehk väga tänulik selle, kui geneetiliselt lapsevanem juba teaks, et näed, väike Mari, ta on küll aastane, on ju, aga te olete talle sihukese geeni soodumuse pannud, et las siis nüüd jälgime. Et saiame koju ei osta? Ma ei ütle, et see sai nüüd, kui ta on näiteks teistera sai, eks ju, sealt meil on juba päris okei toiteväärtus, eks ju, et vaid see, et sa tead jälgida probleeme, sa ei anna talle telefoni ja putru samal ajal. Et sa õpetad talle 10 korda seda keedetud porgandit sööma. Et sa oled juba sellest lapse sünnist saadik teadlik. Et ma arvan, et see lahendab hästi palju, sest kui sa juba oled ülekaaluline, sealt alla minna on palju keerulisem, kui sinu ülekaaluga on juba tegeletud sünnist saati. Jah, siin on huvitav jälgida kaksikute uuringutest, see saab hinnata, kui suur on pere võimlemise roll ja samas geneetika roll. See on näha, et lapse eas varasest kuni teismelise eani tüüpiliselt on siis see perekonna roll seal olemas, aga sellised
teismeline eas sageli see perekonna roll kaob ära. Ehk siis teismeline lapsed hakkavad ise oma toidu otsuseid tegema. Siis keskeltläbi siis see perekonna efekt kaob ära ja siis 20-tes on nii-öelda geenide roll kõige suurem ülekaalu juures ja siis aeglaselt väheneb edaspidi. Ja siis võib arvata, et siis inimestel, kas nad uuesti õpivad oma seda toidutungi haldama või juhtub mingid õnnetused või mis asjad, et siis hakkab see nagu kehakaalu uuesti mängima. Et jah, ma arvan, et see tervislik algus on kindlasti hea, aga võib olla valmis selleks, et kui inimene saab teismeliseks või 20 elusaasta, siis ta katsetab selle nagu ära, et kus tema nagu selles keskkonnas nagu kõige mõnusam on ja siis ta saab tõenäoliselt varase kogemuse pealt või siis terapeutide abiga uuesti nagu õppida selles keskkonnas toime tulema. Mina võin öelda, et minul 20-ndates ei olnud mingit, siis ma olin eriti sale ja sõin siis, kui 20-ndas inimesed ju sul on ju 24 tunnist jääb palju puudu ja sa ei maga ja sa oled siin-seal 3. kohas, ehk kõik oli, ma ütleks, pigem ebatervislik. Mul ongi nüüd selline, just sinu sellest jutust tõukuvalt, mul on Ukule küsimus, et kas mingis vanuses kaalu kogumine on selline, et see näitab, et sul on terve elu nagu kaaluprobleem? Et kas see, kes on nagu ütleme lapsena ülekaaluline, et temal on keerulisem oma kaalu hallata kui sellel, kes näiteks 20-ndates, 30-ndates jõudis ülekaaluni, et kas temal on siis nagu lihtsam? Keskeltläbi kuskil, kui inimesel on ülekaalu potentsiaal, siis see võib nagu välja kujundada kuskil 5. eluaastaks ja sealt edasi hakkab see nagu aina rohkem realiseeruma keskeltläbi. Et mina räägin niisugust statistilist trendidest. Aga iga inimene on ikkagi... Iga inimene ikkagi erinev, et kahjuks või õnneks ei ole inimene niivõrd ennustatav ette, et ma vaatan tema geene või isiksust ütlen, et su elu läheb niimoodi, et see kõik niisugune tõenäosuste mäng. Aga jah, et 5-7 eluaastast on niisugune kaalu nii-öelda tagasipõrge, et algus on nii-öelda beebirasv, mis üleüldse täiskasvanu eluaega seotud ja siis need 3-4 aastased jooksevad kogu aeg. Aga siis jah, on 5-7 aasta võib olla esimene märk. Aga jah, kui inimene näiteks on lapseeas ülekaaluline, kui suudab täiskasvanu eas kaalu maha saada, siis see lapsea ülekaal ei tekita niisugust eluaegset nagu tervise märki. Et paistab, et see ülekaalu mõju tervisele on niisugune kumulatiivne, et kui on hästi kaua inimene on ülekaalust, siis see võib hakata mõju avaldama tõenäoliselt keskeas. Ja öeldakse, et siis kaalu langetus on üks parimaid viise, kuidas dementsust ja teisi ajuhaigusi edasi lükata. Sest kui pikalt olla ülekaalus, siis see tekitab põletiku seisundit ajus ja siis see võib hakata mõjuma lõpuks. Nii et kas võib siis öelda näiteks Rita nii, et kui sa 30 kilo alla võtsid, et sa läksid natuke nagu teravamaks ka mõtlemiselt? No ma ei tea, seda on niisugune väga raske hinnata. Ma arvan, et mina oma mõtteteravust hoian üleval trenniga. Lisaks ma tegelen rahvatantsuga, saab 2 ajukera poolt saab kogu aeg tööd. Ja võt, aga kergem on kergem tantsida? Muidugi on. Abikaasal on kergem tõsta ka. et on muidugi kergem, aga ma ütleks seda, et kui nüüd küsida seda erksust, siis seda ma olen alati saanud ikkagi liikumisest, et ma tunnen, et kui mul on, liikumine on, nii-öelda seda on ikka piisavas koguses, siis ma tunnen, et mul on ka mõtteerksus on palju suurem. Tõsi. Aitäh teile mõlemale täna saatesse tulemast, geeniteadlane ja psühholoog Uku Vainik ja Rita Veskimeister, kes siis jagas oma kogemuslugu. Aga kaalujuttude saateid tuleb veel ja hea kuulaja, kohtume peagi taas. Kaalujuttude saates räägime avatult, ausalt ja tõenduspõhiselt, mis ülekaalu ja rasvumist tegelikult põhjustab ning kuidas selle keerulise haigusega toime tulla. Kuule ja loe lisaks veebilehelt minukaal.ee.